2021. aastal käisin mina suurt videoreportaaži tegemas Kihelkonna rahvarallilt ja toona sattusin peale väga romantilisele momendile, kui üks noorpaar üheskoos lõpetas ralli, läksid auto katusele ja seal noormees palus ka tütarlapse kätt. Aga nemad ei ole kusjuures Saaremaa ainukene rallisõitjatest noorpaar. Täna saame tuttavaks Maria ja Magnusega, kes samuti siis üheskoos rallit sõidavad ja hiljuti ka väikese beebi said. Siin meie pesa on, jah. Nagu näha, on mitu autot veel siin sees. Sellest pidi saama tegelikult Maria projekt, millega ta pidi rahvarallile minema. Täna kahjuks on ta natuke soiku jäänud selle teise auto hoolduse pärast, et siia paljud jupid on ära rännanud. Et võtsime siit mootori ja käigukasti. Nüüd on meie tööala. Siin laua peal teeme tööd. Et põhilised asjad saavad kõik siin peal tehtud. Kui palju siis tunde võib-olla siin nädalas või päevas nagu veedetakse, et need masinad nagu sõidaks? Kõik oleneb hooajast, et siin suvehooajal, kui on võistlusi palju, siis on põhimõtteliselt iga nädala vahetus ja ikkagi iga õhtu peaaegu. Meil sellist punti ei ole, et me oleme täiesti oma pead tegutseme. Ja mingisugust teenust ka väga sisse ei osta, et teeme kõik asjad ise enda põlve otsas. Ja see projektiauto, mis pidi siis minema töösse, et kust need jupid on maha lend, mis plaan sellega nagu pikemalt on, et ta ikkagi mingil hetkel nagu läheb tegemisse? No selle plaan on see suvi ikkagi keretööd kõik ära teha. Ja Mariale valmis teha, et Maria saaks selle autoga ka natuke sõita. Ja kõrval on selline ilus kollane auto, see on siis tulevasele väikesele rallisõitjale. See on siuke kõrvalt hobiprojekt meil, ütleme nii. Et kunagi oli plaanista ka Saaremaa rallil minna, aga tänaseks on saanud selline nii-öelda poolkrossi auto. Et plaanime ta ka krossi natuke sõita. Tehnilise poole pealt on siis meie taustal olev masin ilmselt teie pere kõige olulisem objekt. Mis masin see siis on ja mis te siin teinud olete? Tegemist siis meie võistlusmasinaga, 94. aasta Honda Civic. Ja siin oleme teinud põhimõtteliselt kõike, et see masin on käinud täiesti seibideks. Võtsime kerepaljaks, kõik tükid küljest ära, liivapritsi. Värvisime ta ära, kõik uued poldid, mutrid läksid siia külge. Et võib öelda, et selle auto puhul me teame iga viimast kui seibi. Miks selline valik üldse, et Honda Civic autosid on maailmas teisigi? Ei tea, kuidagi lapsepõlves sümpatiseeris see auto. Kogu aeg oleme sellist tahtnud ja ühel hetkel tekkis siuke võimalus osta. Ja ütleme nii, et see mootor on üks parimaid, mis saab rahvarallis tegelikult olla. Et ta on väikse kubatuuriga ja tegelikult on tal jõudu väga palju. Et ta on 1,8 liitrine, aga tal on 124 kilovatti. Ja käigukastis on kõik ülekanded asjad muudetud, et võimalikult palju oleks ükkas särtsakust. Kõik mootorid, asjad, kõik teeme ise. Käigukastiga muidugi aitab üks mandritüüp Märt Reinhold, aga peaasjalikult teeme kõik ise, jah. Ja kui palju üldse tohib seda mootorit nagu rahvarallis näppida siin teie klassis? No tegelikult midagi erilist teha ei tohi, et see kõik peab olema tehase tükkidest. Et siia mootorisse on ka natuke Integra pealt laenatud ja natuke Civicu pealt, et on tehtud selline kombo, et oleks võimalikult hea. Ma arvan, et me kohtusime mingisugune 12 aastat tagasi ja see oli ka üsna süke Saaremaa ralli aeg. Septembrikuus, jah. Ja siis me esimest korda tutvusime. Läksime ühe ühise sõbra peole ja seal kohtusime. Ma tahtsingi küsida, kas see kohtumine oli kusagil ralli nagu raja ääres, aga päris niimoodi siis ei olnud, jah? Esimene teit oli raja ääres. Saaremaa rallil kohtusime septembris ja siis esimene ühine väljaminek oli siis Saaremaa rallil. Aga kuidas on siis niimoodi, et te mõlemad nagu ralli juurde jõudnud olete? Kas te selle ralliga tegelesite juba varem ka või see on kuidagi aja jooksul nagu tekkinud? Minul oli see tegelikult ennem, et sellised külakrossid asjad käisime, sõitsime isaga koos. Ja kui Mariaga kohtusime, siis tema jalgpalli huvis sai järsku ralli huvi. Et see kuidagi tuli loogiliselt vist. Ma olin tegelikult FC Kuressaares jalgpallur. Ma arvasin, et ma jõuan seal kaugemale ka, aga siis tekkis elukaaslane ja ralli ja siin me oleme. Palju neid selliseid ühiseid ralli aastaid teil nüüd olnud on, kus te siis käitegi nagu koos sõitmas ja? 2016 oli esimene võistlus. Oli vist Tapa rahvaralli. Oli, jah. Seal me läksime koos ühte autosse. Ehk siis juba 8 aastat. No mis selle 8 aasta jooksul siin rallis nagu korda saadetud on? Mis parimad tulemused on ja? No eks on palju võidetud, on palju kaotatud, on palju autot lõhutud.
et eks emotsiooni on olnud palju. Mis see nagu pisaraid silma toob? Kui sa katkestad niimoodi, et sul on 2 kilomeetrit veel sõita ja käigukast läheb laiali, siis sa nutad seal raja ääres. Midagi ei jää üle. Esikoha pealt, jah. Esikoha pealt. Ma arvan, et see võib-olla, kui siis pisar poetada ei olegi kõige hullem asi. Ma olen näinud, et ise Kott Tänak on pisar poetanud, kui ikkagi selline võit käest ära läheb. No kui ikka palju vaeva näed ja panustad oma hinge sinna, siis kaotus on valus, jah. Aga miks te selle ralliga siis nagu tegelete nagu siiamaani? Et mis on selle ralli juures nii head nagu? Ja, võib-olla see emotsioon, mis me sealt saame, et see tegelikult seal katse peal on väga äge. Adrenaliin. Vaatad neid aegu kogu aeg võrdled, tahad olla parem, see surub sind edasi. Ja ilmselt palju ka see seltskond, kes seal on, et me oleme tegelikult üks suur pere seal kõik, et see kõik toetavad üksteist ja siuke võidu võtmine on päris lahe. Keegi ei lase kellelgi alla kanda, kohe kirjutavad, helistavad, kus sa nüüd oled, pane kirja, lähme võistlema ja nii on. Ja kas teie väikesest lapsest tulevikus saab siis ka nagu rallisõite või kaardilugeja või kuidagi ralliga seotud inimene, mis teie nagu plaanid on? Meil ei ole plaan, et ta võib täitsa ise valida, mis ta teha tahab, aga kui see on ralli, siis me toetame teda. Anname endast parima, et tal oleks hea. Kuidas autos siis teil nagu käivad need asjad, et kes nagu sõidab ja kes kaarti loeb või sõidate mõlemad aegalt või vahetate või? Tegelikult sõidame mõlemad, et rahvarallil on küll olnud praegu nii, et mina sõidan ja Maria loeb kaarti. Aga sprintidel oleme mõlemad ikka proovime stardis olla. Ja sellel aastal ma saan aru, et rahvaralli on nüüd nagu vahele jäänud, on lapsega nagu keeruline see teha, aga sprint ikkagi sõidate ja selles mõttes, et plaanid ja ootused on teil suured ju? No sprint ongi ainus, mida me saame praegu sõita ja seda me teeme ka, et vähemalt nii kaua, kui see väike printsess meil lubab. Praegu on 3 võistlus sõidetud ja 3-3 olen võitnud, et alla ei saa ju anda. Süües kasvab isu. 100% võidud siis, et siin ju Eesti meistritiitel on nii-öelda ainukene siis asi, mis peab tulema veel. Ma loodan küll, siis ma oleks 2-kordne Eesti meister, et annan endast parima, tuleb mis tuleb. Ja palju neid sõite veel tulemas on nagu hooaja jooksul, kui 3 on olemas? Hetkel on veel 4 võistlust jäänud. Sprintide osas rahvarallised on ka veel, aga sinna me ei lähe. Kiire tehniline küsimus, et kuidas see sprintidel nagu on, et seal jagatakse ka nagu punkte, et kui nüüd 4. ära võita, siis on nagu meistritiitel juba käes või? Esikoht on 20 punkti ja kui sa sõidad ka kõige kiirem aja välja, saad veel ühe lisapunkti, et ma arvan küll, et kui sa sõidad piisavalt suure edu sisse, sa ei pea kõik etappe kaasa tegema. Hetkel veel pean sõitma 2 etappi vähemalt, muidu niimoodi koju istuma ei saa jääda veel. Kes siis teid nagu toetab? Ralli on ju selline kallis asi ja noor pere ja kuidas te nagu hakkama saate siis? No, meie toetame üksteist, et mõlemad teenime raha ja mõlemad panustame nii palju, kui saame. Ja tegelikult on ka üks salajane sponsor meil olnud, Janno Pagar, et tema on meid väga palju edanud. Ilma temata me ei oleks vist üldse nii kaugele jõudnudki, et tõesti on kallis ja midagi pole teha. Ma olen vaatanud, kui rallivõistlused käivad, ka rahvarallid viimati, kui Saaremaal sattusin vaatama, seal mehi oli rivis kusagil 120, naisi võib-olla seal 5-6, et miks ei sõida naised Eestis nagu rallit nii väga? No eks tehnika ei ole ju naiste jaoks siuke väga tõmbenumber, et tahetakse ju lihtsamaid asju teha, teisi asju teha, et ega ta ei olegi kerge. Ja võib-olla jääb see natuke julguse taha, et see, ma ei tea, kas kodus siis mehed ei toeta või et meil on kuidagi loomulikult see käinud, et ma ise sõidan ja julgustasin Mariat ka, et no pigem see jah, et mu mees mulle see ka tutvustas, et ega ilmselt üksinda sa selleni jõuagi ja siis sa saagi. Sul peab olema garaaž, auto, teadmised, kõik asjad, et kuidas sa muidu sinna saad. Et tugigrupp on ilmselt see kõige tähtsam asi selle asja juures. Kus kuidagi hirm ei ole pruuti raja peale saata, et mine tea, äkki juhtub midagi? Ei, otsest sellist hirmu ei ole. Siiani pole õnneks midagi juhtunud ka, et või. Rajale ta ei karda saata, aga kõrvale kardab küll istuda. Et ma pean üksinda sõitma, et mulle kõrvale ta ei julge tulla. Ma ütlen selle peale, et see on selline sõitjate hirm, et kui sa oled korra roolis olnud, siis ega väga kõrvale ka ei taha enam minna. Seal tekib sellised teistmoodi emotsioonid. Nii, aga mis selline pikem unistus siin rallimaailmas on? Kas ka võib-olla kusagile välismaale kunagi vaadata või mis see teie nagu unistus on, et kui see mingil hetkel täitub, et siis nüüd on tehtud ja kusagil kaugemale pole vaja nagu minna? Ma arvan, et me ei oleks tõsised rallifännid, kui me ütleks, et Saaremaa ralli on meie unistus. Suuremalt hetkel unistada on natuke raske. Saaremaa ralli. Kui see on tehtud, siis vaatame edasi. Kõigepealt tuleb see kätte saada. Ja see on siis Saaremaa rallil osalemine või Saaremaa ralli võit?
Noh, võit oleks ju super, aga katsuks esialgu osaleda seal. Hetkel osalemine, jah. Mis nagu praegu puudu on veel, et ei saa seal osaleda? No selle jaoks oleks vaja natuke teistsugust autot, et sellest rahvaralli autost on natuke vähe selle jaoks. See ikkagi tahab tõsist võidusõidu autot ja ka natuke ressurssi. Hetkel on meil võimalused sõita rahvarallit ja me teeme seda. Kui tekib mingi võimalus kunagi jõuda ka sportrallisse, siis läheme. Aga hetkel on rahvaralli. Aga kui oleks võimalus võtta kuidagi mingi rendiauto või midagi, siis see Saaremaa ralli nagu ära teha, siis oleks ju tehtud? No, oleme kaalunud seda. Eks peab selle veel mõtlema ja ära tegema. Ja teie auto küljes on selline helesinine lips ka, et mis lugu selle lipsuga on? No võiks ju arvata, et see on lapsega seotud, aga vaata, meil on tüdruk, et see sinine lips kuidagi ei sobi sinna. Tegelikult on lugu selline, et kui suri ära Grape Green, siis panime sinna musta lindi ja läksime kohe peale seda Haapsalu rahvasprindile, kus meil läks väga hästi. Peale seda ei ole meil auto nagu katki läinud ka. Auto hakkas kuidagi nagu pidama, et varem oli nii palju tehnilisi muresid, aga lindiga nagu ei korkestanud kordagi ja siis jäimegi sellega sõitma. Kuni ühel hetkel autot pestes ma lasin kogemata survepesuriga selle lindi küljest ära ja me ei pannud uut asemele ka. Aga kohe järgmine võistlus läks meil auto katki ja sealt tekkis nagu selline tunne, et me peame mingi lindi tagasi panema ja panime sinise lindi ja sellest saati ei ole meil mitte ühtegi katkestamist. Ja ühe korra kukkus nagu vahepeal veel see lint ära küljest ja jälle katkestasime, siis löövi maha, aga no peab uskuma sellist asja ja praegu siiamaani küljes ja auto on pidanud. Et ongi teil selline õnne talisman nagu? Tuleb nii välja, kogemata on nii sattunud. Aga kuidagi lapsega seotud mingit asja ei ole autos kaasas või? Sellist õnne talismani meil ei ole, jah. Veel ei ole, aga äkki tuleb. Panete väikese papu sinna kusagile käigu kangi otsa või midagi? Kusjuures ühe korra on olnud mingisugune, kas talvel oli mingi võistlus või? Olid kootud, sellised roosad papud olid kaasas meil. Inga Reimal kinkis meile. Inga ja Aune, jah. Ralliautoga seotud sellised kõige põnevamad juhtumised teil olnud on? Võib-olla see, kui Magnus oli Norras ja ma olin üksinda kodus, aga võistlus oli tulemas. Tal oli 3 päeva aega, ütles, et ta ei jõua, kui ta tuleb, et sa pead mootori maha võtma. Oli ikka hirmus, aga pani videokõne tööle ja videokõne vahendusel ma mootori maha võtsin üksinda, aga hakkama sain. Ja võistluse veel võitsime ka. See läks väga hästi, väga tubli. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.